Kui Tallinna hipodroom 99 aastat tagasi ehitati, polnud selle ümber eriti midagi. Tallinn on aga vahepeal kõvasti arenenud ning nüüd paikneb hipodroom magusal kinnistul peaaegu et kesklinnas. Just seetõttu hakatakse sinna arendama äri- ja elukvartalit ning hobused ja treenerid kolivad Sauele Tuula külla. Praegune hipodroom asub küll üsna käidava koha peal, kuid kohalikult tegelikult väga palju seinte taga toimuvast ei teagi. Toimub seal aga nii mõndagi. Esimesed võistlused hipodroomil toimusid juba 1923 ja nüüd 99 aastat hiljem on ikkagi hipodroom koduks traavispordile. Põhitegevus on traavivõistlused ja kõik muud üritused, mida suurel maa-alal teha saab. Meil on väga seinast seina üritusi olnud läbi ajaloosid, alustades erinevatest tsiklisõitudest, lõpetades noorte ja täiskasvanute tantsupeo proovidega erinevate väga seinast spordialad, kriket, Ameerika jalgpall, pesapall, jalgpall, kuivamaa kalapüük, täpsusvise, kaugusvise, sõjaväe, granaadivisked, kaugusviskevõistlused, täpsusviskevõistlused. Paldiski maantee ääres 16 hektaril asuvas kompleksis toimub traavivõistlusi umbes 20 korda aastas, alates maist kuni novembrini. Võistluste juurde on hipodroomil aga alati käinud ka ennustamine ja panustamine. Nõukogude ajal oli see lausa ainus legaalne hasartmäng, mis tõi kohale iga eluala inimesi. Kas on olnud sellist nii-öelda ära korraldatud sõite ka või? Võt sellest vaikib ajalugu. Võistluste võitmise jaoks on inimeste fantaasiaga olnud piiritu. Inge, kes on hipodroomil töötanud aastast 1977, teab rääkida nii mõnegi lõbusa loo ajaloost. Tahad ikka kangesti ju võite võistlustel, eks ole. Ja siis tehakse vahest siukest natukene nagu pättust ka, et siis üks sõitja oli õiganud, et laske mind läbi, et mul läks ohi katki. Sõitsid laiali ja tuli vahelt läbi, et tal ei olnud ohi katki. Ka hobused ise on töötajatele adrenaliinirohkeid hetki pakkunud. Küll on nad linna peale lahti saanud, küll on pidanud üks inimene korraga 6 hobust suurelt hipodroomilt püüdma. Seal samas vanas tallis, kus ma alustasin tööd, seal oli kunagi niisugune lugu olnud, et hobune läks lakka, kõndis treppi pidi üles lakka, aga alla enam ei tulnud. Ja siis tallitreener või tol ajal nimetati brigaadir, tänapäeval öeldakse tallitreener, siis nad leidsid linna pealt kraana, veoauto, tõstsid kraanaga veoauto siis sinna üles lakaluugi äärde ja siis võtsid hobuses edasi autoga maha sealt. Eile toodi aga viimast korda hobused Tallinna hipodroomi rajale võistlema. Toimus traavisõit, punnvõrride võidusõit ja ka Nancy kontsert. Kunagi oli mul siin tall ja tegelikult ma lapsepõlves juba käisin hipodroomil ratsutamas. Ma arvan, et ma võisin olla mingi 15, 16, 17 ja siis hiljem tulin tagasi ja siis pidasin talli siin oma 10 aastat. Mulle kõige rohkem meeldis just metsas kolada, mereääres ja metsas hobusega üksinda maastikul. Tallinna hipodroomi jäävad vast hea sõnaga mäletama kõik, kes hobuspordiga seotud on. Nii jääb kolimisest rääkides härdaks ka ühe sõidu võitja Märt, kelle pere mitu põlve hipodroomil käinud on. Emotsioon on alati, kui võidad, see on mul närvid on sees niimoodi, et tahaks kui oksendada alati või peale võitu. Seda ei oska seletada. Ja veel vähem, et viimasel päeval siin hipodroomil saab võita veel ja see on minu jaoks suur asi. Ma olen siin kasvanud, ma olen 3. sugupõlve. Kahju on, aga elu läheb edasi ja hobustele on kindlasti seal paremad oldavused seal uuel hipodroomil. Muidugi meri jääb liiga kaugele, et see on muidugi kahju, et meri on see, mis väga palju meile nagu hobustele siin head tegi. Kahju, väga kahju. Lisaks traavlitele võtsid ringrajal aga mõõtuga mootoriga sõidukid ehk igat tüüpi võrrid. Trotsides korraliku pakast oli hipodroomile siiski tulnud palju sõitjaid ja emotsioonid olid ülevad. Mind seob hipodroomiga palju. Mind seob hipodroomiga unistus, et kunagi siin sõita. Ja kui minu hea sõber Vaimastvere võrriklubist Rein Pärt, kes on siin tänane võrrisõidu peakorraldaja, kui tema helistas mulle, ütles, et Parm kuule, et meil tuleb hipodroomil sõit, kas tuled? Ma ütlesin, tead Rein, ma olen seda kõnet eluaega oodanud. Võitsin. Peab olema tunne hea. Aga külm on. Emotsioon on suurepärane, väga äge sõit. Kuule, algul ma vaatasin, et jään teiseks.
aga siis kurvides tulin järgi sellele esimesele mehele ja sirgete peal läks tema eest ära. No, mina kurvis gaasi maha ei võtnud, nii et see päästis päeva, ütleme hästi. Hipodroomi praegusele krundile tuleb uus mikrorajoon äri- ja elamuhoonetega. Kuigi lahkumine pikaajalisest kodust on töötajatele ja treeneritele veidi nukker, oodatakse aga uusi kaasaegseid tingimusi 25 hektari suurusel alal Tuulas. Praegused tingimused ju tegelikult päris ausale ei kannata kritikat, et ilmselgelt meil on parem uues kohas, kus on uued tallid, rohkem ruumi, uus rajatis. Ma arvan, et see on asjade loomulik käik, et ega see ei ole ainult Tallinnas ega Eestis, et hipodroomid liiguvad, linn läheb suuremaks, hipodroom kolib linnast välja. Juba raja kvaliteet on ju meil maailmatasemel rada, et see on see võti, miks võiks tulla ka väga palju uusi hobuseid nii-öelda meie treeneritele treeningusse, mis on nende jaoks tulu. Uuele hipodroomile Tuula külas kolitakse uue aasta alguses. Uus võistlushooaeg algab 2023. aasta kevadel ning siis saab juba uuel rajal loodetavasti veelgi suuremaid ja rahvusvahelisemaid võistlusi vaatamas käia.